kas sinu jaoks oli ka midagi valesti siis või sina tegelikult ei saanud aru, sul oli kõik mina nagu ei hästi? saanud aru nagu niimoodi. Ja minust on hästi oluline nagu välja tuua, et noh, ma ütlen, et paarisuhted on alati meil lihtsalt nii tugevad nagu võimalused arenguks, sest ta on nii suur peegel, noh, ta on kõige parem peegel üldse, mis meil elus on. Vahetu peegel. Ja tegelikult, kuidas me tihtipeale, noh, ma nimetlen sinu seda avatust ja ausust praegu üldse sellest rääkida, sest noh, tihti inimeste probleem on see, et me ei näe ju. Me ju ei näe ise. Täpselt nii nagu sa ütled, et sinu jaoks oli kõik hästi. Sina olid seal nii-öelda naisenergias ja tegelikult sul ei olnud nagu tollal hetkel probleemi, on ju, et I'm good. Et kuidas siis nagu võtta vastu seda, et võib-olla tõesti siin on midagi. Et okei, ma siis nüüd proovin teha midagi teisiti, on ju. Et see on nagu väga-väga suur ressurss inimese jaoks. Et seda nagu üldse olla võimeline tegema ja siis kogeda nagu midagi muud, kuigi sa ise võib-olla isegi ei saa aru. Ja, sa ei märka. Yeah. Sest sinu perspektiiv või sinu see vaatenurk on nagu nii kitsas ja ükskõik mida teine inimene räägib. Noh, okei, Maarjaga oli nagu, ma ei tea, miks ma olen nii palju kuulnud siukest asja, et kui näiteks partner räägib sulle mingit kogemust või mingit asja, mida ta nagu kuulis või mis taipamine tal tuli, siis valdav osa nagu millegi pärast me ei kuula ja siis leiame kuskilt, ma ei tea, järgnevad päevad või nädala pärast, kuule, tead seda, oota, aga ma ju rääkisin sulle 2 päeva või nädal aega tagasi sellest. Mul Maarjaga oli täpselt samamoodi. Ja siis oligi see, et ma lugesin mingit postitust, enne seda rääkis Maarja mulle täpselt samat asja, aga teiste sõnadega. Ja siis oligi see, et ma lugesin mingi postitust, loen Maarjale ette ja siis Maarja lihtsalt istub seal. Okei, aga ma ju rääkisin sulle sellest asjast. Lihtsalt natuke teiste sõnadega. Ja siis ma sain aru, et okei. See taipamine, mis mul tuli, oli see, et nagu energeetilised erinevused, sageduse erinevused, ehk siis nagu, või teadvuse erinevused. Ehk siis Maarja rääkis kuskil siit, ta rääkis nagu siia ja mina kuulasin siit, ma ei suutnud vastu võtta. Ehk siis nagu tegelikult ongi see, et mis ma tundsin meie suhte puhul oli see, et nagu kogu aeg oli kasvamine. Kasvasime, tõusis Maarja, tõusin mina, tõusis Maarja, tõusin mina, tõusin mina, tõusis Maarja. Ja niimoodi edasi läks. Et see oli hästi, hästi ilus, hästi võimas ja sügav avarduv ja õpetlik kogemus.